Täna lähen külla MTÜ Ärikatla asutajale Aksel Kirikaliga. Aksel oma igapäevade kõrvalt tegelikult õnnestus Ärikatla tiimiga võita aasta Liberaal 2016 tiitli. Palusin Akselil ka valida koha, kus kohas me kokku saame ja ta valis kohvik Vabaduse. Kohe lähme siis uurime, et sealt võib on, lähme uurime, et miks ta selle koha valis ja mis tal meile tarka rääkida on. No nii. Tervitus. Lähme edasi. Räägi sellest, et mis sa igapäevaselt tegevad? Et kindlasti paljud juba tunnevad siin saatevaatajatest, aga veel paljud ilmselt ei tunne. No ilmselt hommikul ärkan üles, siis lähen tööle. Töötan täna Swedbankis, seal partnersuhete valdkonna juht. Mis tähendab, et mul on hästi palju erinevaid partnereid ja siis kui tööpäev lõpeb, siis tavaliselt on 2 varianti, kas ma lähen siis kooli seal kella 9-ni ja siis kui meil ürituste hooaeg veel Ärikatlas käib, siis jõuad 9:30 nii-öelda koju ja siis on sul vaja veel mingi tund aega veel midagi ekstra teha. Kui saladus pole, mis sa õpid? Õpin rahvusvahelist ärijuhtimist ja spetsialiseerimine siis nii-öelda turundusele. Me saate nimi on Impact 80-20. Ja see on, nagu me teame, Itaalia teadlane Pareto ütles, et 20% annab 80% tulemusi. Räägi, kui sa nagu ise ennast vaatad kui isiksust, on ju. Et kas sa saad mulle öelda 3 sellist nagu konkreetset nõuannet, mida vaatajad saaksid kõrva taha panna, et mis on see sinu konkreetselt? 20% tegevusi, oskusi, harjumusi, teadmisi, mis tegelikult on toonud sulle selle 80%, mis sa tänaseks saavutanud oled? No, kõige tähtsam on distsipliin ja see on nagu alguse saanud sellest, kui sa oled spordiringides käinud, sa oled mingit meeskonnasporti teinud, seal on väga palju distsipliini. Nii. Edasi, kes on käinud Kaitseväes, saab ka aru. Sa oled? Olen. Ja olen käinud. Kus käisid? Siin samas Tallinnas side- ja staabipataljonis. Et see on hästi tähtis, see distsipliini osa. Et kui sa oled distsiplineeritud, suudad oma aega planeerida ja teha neid tegevusi, sul on palju rohkem vaba aega. Vaba aega ükskõik mida teha, kas käia siis trennis, mis tähendab jälle seda, et sa oled tervem ja sul on veel rohkem aega, et sa ei pea pärast käima kuskil arstide juures. Okay. Et sealt see asi niimoodi läheb. Okay. Distsipliin. No, mis järgmine on? Järgmine on see, et osaliselt ka nagu isikuomadused. Et selle mõttes sa pead nagu ennast tundma õppima, mis need on need tugevused. Et Cliftonil on selline asi, tööriist nagu StrengthsFinder 2.0. Maksab ta vist alla $20. Ütle veel. Clifton StrengthsFinder, tugevuste leidja. Minu teadest müüdi ka kuskil raamatukaupluses. 3. on see, et seda õpetas sõõruma ebaõnnestumiste päeval. Igal kepil on 2 otsa. Ma arvan, ei saanud aru, mis filosoofia see on. Idamaa filosoofia, et selles mõttes, et sa pead kõik asjad nagu balansis hoidma. Et näiteks see inimene, kes töötab, näiteks tuleb hommikul kõige varem ja läheb tööl kõige viimasena ära, et selles mõttes ta midagi kaotab. Et ta pereelu kannatab, ta võib-olla ei jõua trenni teha. Et mingil hetkel ta siis hakkab kuskil millestki järele andma. Ta ei ole enam nii efektiivne ja siis efektiivsus kaob, mis tähendab, et siis kaob või tõesti lõpuks ka motivatsioon ja see töötaja lõpuks jälle ära. Et see ongi alati mõtle järele, et kui sa oled täna kuskil milleski edukas, siis mille pärast sa seal oled, eks, et kas sa paned nagu meele... Mis sa kaotasid nii-öelda samal ajal? Panid effortit sisse, aga mida sa samal ajal kaotasid. Ja kui sa seda kogu aeg mõtled, siis ma arvan, et see on asjalik. Aga mis see on, vaata? Ega see edu ja jätkusuutlikkus ei ole selline, et nüüd me tõmbame ilusa lineaarse joone, on ju, punktist A, punkti B ja nii ta läheb, eks ole. Mõnes mõttes nagu väike karusseel üles alla, on ju. Mis on see, mis sind tiksuma paneb? Et kui sa seal nagu madalpunktis oled, kuidas sa üles ennast ikkagi tagasi saad siis? Seal on nagu jälle see, et mis inimesed su ümber on, et sellest ka sõltub väga palju. Et see mõttes, suvel oli näiteks ettevõttes siuke tore sisekoolitus suve alguses, kus anti kõigile siuke märkmik ja siis me pidime kirjutama üksteisele siukseid motiveerivaid, et miks sa nagu hea oled, siukseid sõnumeid. Et see on ka nagu hästi kihvt, et tõesti, kui sul peaks nagu raske olema, siis kõige lähemate kolleegide nii-öelda siuksed motiveerivad laused on sulle kirjutatud.
Et vaatad ja loed ja mõtled, et polegi nii kehva või? Just, et see on nagu lahe asi, et mida ma võib-olla soovitan ka teistel teha oma ettevõtetes. Okay. Et see ikka pisike, igal ühel oma märkmik. No eks sa toon nagu hästi näited kogu aeg, kas sa saad vaatajatele öelda seda, et mis on sinu sellised infoallikad või kes on sinu iidolid, eeskujud, keda sa jälgid, kus sa infot tarbid, sest et need mõtteid ei tule ju niimoodi, et hommikul ärkan üles ja mõtlen, et nüüd võiks nii teha. Selles mõttes, et kui me tollal ärikatlega alustasime, siis neid infoallikad oli nagu juba vähe. Selles mõttes nagu millal YouTube asutati, oli see vist 2015 või 2005, kui ma eksi seda. Täna on kõik suured konverentsid, asjad jõuavad ju põhimõtteliselt paari kuu nihkega võib-olla sinna, et sa saad nagu järele vaadata need Nordic Business Forumi keynote speakerite ettekanded, siis üks asi tõesti YouTube'is sa leiad väga palju nii-öelda kasu. On sul mingid kanaleid, mis sa seal nagu konkreetselt saad soovitada? Konkreetselt ei ole, aga selles mõttes, et kui mingi esineja või mingi artikkel pakub huvi, mida näiteks kuskil Business Insideris või Bloombergis, siis sa saad nagu kohe edasi minna, et mida ta veel on rääkinud, et see on üks asi. Ja Eestis, mida soovitab lugeda, on ajakiri Direktor. Et see on ainuke ajakiri või ajaleht, kõik see, mis mul nagu postkastides peaks tulema peale, mul on hästi palju reklaami tuleb ja siis on Direktor korra kuus. Okay. Et korra kuus tasub oodata siis, mis mul postkastis on. Sealt sa saad oma inspiratsiooni? See on selline asjalik asi, mida nagu tehakse. Sa nimetasid Urmas Sõõrumaad. On veel kedagi, keda sa Eestis või välisinimestest esile tooksid, kellest sa lugu pead ja keda sa jälgid? Suksed ikka on sellised inimesi, et Gary Vee on mulle täiega hakanud meeldima, et ta on hästi inspireeriv, ka selline self-made man, et ikkagi kuidas sellisest väiksest veinipoest sai nagu väga suur veiniimpeerium. Et mees alustas põhimõtteliselt keldris oma mingite väikeste videotega või säutsudega. See on nagu lahe, et see just näidata, et nagu ta ütleb ka, et ega sükest üle tähte ei sünni, et sa pead nagu meeletult tööd selle nimel tegema. Okay. Sa töötad igapäevaselt pangas, nagu sa ütlesid. Sa alustasid 2013, sa alustasid seal kui treniina. Jah. Eks ole, jah? Vahepeal käisin ära. Ja täna sa oled seal partnersuhete juht. See pank ei ole just kõige väiksem pank Eestis. Et kindlasti konkurents on sisemine on tihe. No, sa pead õigel ajal kõigest kohas olema. Kas see on ainult niimoodi? Õnne ja tööd, et seal peab nagu mõlemad ikkagi olema. Et kuidas sul see õnnestunud on? Mis sa soovitaksid inimestele, kes tahaksid suuremas korporatsioonis teha head karjääri? Sul peab olema palju häid suhteid ja nüüd jõuamegi selleni, et kui sa hakkad nagu üle vaatama näiteks Facebookis või LinkedInis, et kes nagu see sõbrad on mingil hetkel, et tee selline check ära, et kas need aitavad sul nagu elus edasi jõuda või nad on nagu sellised share'ivad ilusalonge või mingeid muid asju ainult, et kas see info ei ole väärtust. Räägime su MTÜ-st, Ärikatel. Mis aastal sa selle asutasid? 2009 saime siin kokku, eks ju, aga asutamine oli niimoodi, et ma alguses kasutasime üht teist juriidilist teha. Esimene konverents oli nii, et 2010 veebruaris ja vist 3 nädalaga sai see asi kokku klopsitud. Ja rääkides raskustest, siis konverents toimus laupäeval ja teisipäeval meil oli vist alles 40 inimest, kes olid registreerinud. Laupäeval oli 120 inimest aegust. Mis siis toimus? Mis siis toimus, oli see, et tulime jälle siia kokku, eks ju, mõtlesime, et ohoh, et mida me siis nagu valesti teeme, et siis me suhtlesime hästi palju inimestega. Et tol hetkel süke online ei töötanud väga ja meil polnud ka e-maile. Mis siis, hallo? Ei, läksime otse ülikoolidesse, inimestega suhtlema. Süke lahe asi. Okay. Et selles mõttes offline marketing töötab ka. Endiselt töötab. Aga mis on need põhjused, need sisemised driverid, miks te üldsegi selle organisatsiooni lõite? Sest tegelikult te teete ju tänaväärset tööd. Te annate häid mõtteid, toote häid esinejaid inimeste ette, keda võib-olla saaks kuulata oluliselt kordades kõrgema summa eest, kui teie seda pakute. Probleem oligi selles, et tollal me tahtsime ennast harida sellel teemadel, aga kui sa nagu olid üliõpilane, siis sul ei olnud seda raha. Oli Äripäev suur pakkuja, olid Pärnu konverentsid, aga need asjad maksid seal 3-4 tuhat krooni. See mõttes, mis see palk seal oli, 8000-7000 oli inimestele. Olid ajad. Ja võtad ette, et see siis nagu pani nii suure summa sinna alla. Ei olnud võimalik. Ja mõtlesime, et seda asja nagu oluliselt odavam teha ja
kuna meil oli see sama mure, siis ka tegelikult väga paljudel noortel oli see mure ja nad tulid selle asjaga kaasa ja see on nagu see lahe asi. Et täna just sai neid numbreid veel kokku vaadatud, et mis me siis nagu oleme teinud, et 7800 inimest on läbi käinud meie üritustel, üle 130 ürituse oleme tänaseks teinud, et see on nagu juba võib uhke olla selliste numbritele. No, absoluutselt, muidugi. Aga kui õppeasutustes antakse edasi tegelikult sama materjali, mida teie annate oma koolitustel, siis tegelikult teid ju vaja ei oleks. Kus see error siis on? Jah, no see näitabki, et see õppeasutus, kas siis TTÜ näiteks, ta on nagu natuke vananenud, et nad on nagu jäänud mugavustsooni ja samuti meie idee on kutsuda nii-öelda parimaid praktikuid esinema, kes igapäevaselt tegeleti koolitamise või õpetamisega, et just kuulata seda, mis nagu tegelikult seal sektoris toimub, et see on nagu see huvitav osa. Tavaliselt räägitakse ikka edukusest ja räägitakse sellest, et kuidas kõigile hästi läheb ja success story'd ja mida kõiki veel. Te otsustasite, et räägime nüüd ebaõnnestumisest. Kus point on? Tundus, et nüüd on õige aeg käes. Et kaua sa nagu loed neid kroonikaid ja äripäevasid, kust nagu keegi näitab oma kuldset vannituba, et kui hästi teil läheb, eks. Tegelikult selle inimesel ta on mingi 3 korda näiteks pankrotis enne käinud, aga ei tea seda lugu, eks. Ja teiseks väike hirm oli küll sees, et kas see asi õnnestub, kas publik tuleb sellega kaasa, saavad aru, et seal nagu ei õpetata mingit mega business know-how'd või inimene räägib, kuidas ta on läbi põlenud, kuidas ta pankrotis käinud, kuidas ta on kaotanud näiteks 100 miljoneid. Aga saal oli täis, nüüd 2 aastat juba tehtud, et see oli jah, selles mõttes challenge oli minu jaoks väga suur, et see asi nagu õnnestub. Räägime Ärikaatla edust ka, et sa mainisid, et üle 7000 inimesi olete koolitanud, mis on kindlasti selline benchmark, milestone paljudele koolitus- ja selliste organisatsioonidele, aga kas sa oskad välja tuua, et sa tõid välja enda isiklikud sellised 80-20 printsiibi tegurid. Kas sa oskad välja tuua teie enda organisatsiooni need 20% tegevusi, kanaleid, oskusi, teadmisi, kontakte, mis annavad teile tegelikult selle nagu enamuse sellest tulemusest? Inimesed on kõik selle taga. No nii. Esiteks, kes see meeskond on, kes sul endal ümber on, keda see meeskond, keda see veel omakorda teab ja teiseks, eks mingid tegevused väga palju on nüüd täna võimalik automatiseerida. Ehk tollal, kui me alustasime, siis meil koosolekud teinekord käisid 3 tundi. Täna me teeme sellised lühikoosolekuid, asjad, kõik inimesed teavad, mida teha. Väga palju on võimalik erinevate software'idega ära vähendada, projekti juhtimise asjad ja asjad. Tollal seda kõike midagi on, siis Dropboxi ja kuhu saab mingid failid panna. Mis sinu jaoks see turunduses kõige suurem peavalu on? Ja kuidas sa sellega hakkama saad? Kõige suurem tähelepanu ongi see, et saada tähelepanu ja just sellelt oma sihtgrupilt ja kus kanalis nad on, mida sa selle jaoks peaksid tegema ja kui sa selle tähelepanu saad, siis on nagu asjad olemas, aga see on peavalu. Sest need kanaleid ei ole enam 1, 2, 3. Need kanaleid on 10 ja 10. Mis on su valikus? See tööriistakast on nagu sul endalt eeldatavasti isal või vanaisal oli suke hästi suur. Nagu jõuad sinna, eks, et mida ma nüüd võtan täna, eks. Ja proovin sellega, ei õnnestu, proovin sellega, nüüd õnnestus. Ja homne päev oli see, või see mõttes, et sul täna õnnestus sellega, aga homme enam sellega ei õnnestu. Enam ei saa haamriga, pead kui valdaga. Et selles suhtes oleks matemaatika õpetaja roll nagu oluliselt parem, et võtad oma need kiled, mida sa oled viimased 2 aastat kasutanud. Taakorrasid reem täna, homme, ülehomme. Okei. TV-reklaam või YouTube? No kindlasti YouTube. Miks? See mõttes, mul on väga kahju nendest firmaomanikest või aktsionäridest, kelle raha lihtsalt põleb seal telekas. Keegi vaata enam seda. Sellepärast, et... No vaatavad ju. Siis kui reklaam tuleb, siis ma võtan oma telefoni või teine variant. Sa vaatad ju? Vaatad. Ja seal taustal, ega ma ei tea, mis seal tuleb, eks. Ja või teine variant on lihtsalt see, et ma kerin pärast hiljem. Ma hakkan siis mingid saateid hakkangi meelega 15 või 20 minutit hiljem vaatama. Sellepärast ma olen välja arvestanud, et nii palju reklaami aeg ja nii ma saan selle reklaami edasi kerida. Mis tähendab, et see annab mulle 15-20 minutit võitu, et ma saan kuskil midagi muud teha. Siis ma saan lugeda mingit blogi või YouTube'ist vaadata mingit videot, et see on võimalus. Need YouTube?
juhtub. Okay. Paneme vastase lukku. Väga lahe on olnud sinuga juttu rääkida ja väga huvitavad mõtteid. Ma usun, et mina, saatevaatajad, said väga palju sinust inspiratsiooni sisendeid. Kuidas sina just saad selle 20% tegevustest 80% tulemusi välja. Kas ma saan lõpetuseks sinu käest küsida seda, et kui sa peaksid homme oma ärikatla tegevused jätma sinna paika ja alustama täiesti puhtalt lehelt ja sa peaksid kõik oma järeltulijale seal üle andma ja sul on aga 1 minut temaga kohtumiseks, siis mida sa talle ütleks? Ütleks, et nautigu seda aega. Aeg on niisugune piiratud ressurss ja sellest tuleb maksimum võtta. Et see on minu ainuke. Sa lihtsalt sellega ei jõua midagi rohkem. Kui sa naudid neid kõiki tegevusi, sa naudid neid üritusi, sa kaifid seda, kus on 450 inimest saalis ja sa tagant reast vaatad, kui nad on happy'd ja see emotsioonid ja asjad. See on see narkootikum, mis sind drive'ib edasi järgmisi üritusi tegema. Okei, suurepärane. Suur aitäh sulle igal juhul. Head vaatajad, tänan igal juhul vaatamast. Kui meeldis saade, pane like, hakka meid kindlasti jälgima, võid tellida ka meili peale meeldetuletuse, kui järgmine saade üles tuleb impact8020.com lehelt. Igal juhul näeme järgmisel korral.